Püsilillepeenra puhul kehtib küll see mõte, et 9 korda mõõda ja 1 kord lõika. Ehk taime valik on ääretult oluline ja ääretult tähtis. Jüri, kuidas planeerida peenart selliselt, et ta õitseks meil kevadest sügiseni? Sellega on jah natukene keeruline, sellepärast et sageli inimesed loodavad, et püsililled õitsevadki kevadest sügiseni. No on pikalt õitsevaid lilli, jah, aga mitte ikkagi kevadest sügiseni. Nii et järelikult me peame seda ikkagi meeles pidama, kui me peenart endal kujundame, et tore on ju, kui ta ikkagi igal hetkel, mil me sinna ligi astume, midagi õitseb ja siis peamegi valima niiviisi, et osa taimi õitseks meil kevade poole, siis südasuvel ja siis sügisel oleks veel mingi lõpupuhang. Ja see on täiesti võimalik saavutada, seal ei ole mingit erilisi trikkegi. Aga nüüd, kas vahepeal võivad olla ka mingid dekoratiivsed taimed? Ja need on alati teretulnud, et toredate värvikate lehtedega mitmesuguse lehekujuga taimed on sellepärast vahvad püsikupeenras, et nad selle vahepealse aja nagu täidavad meil ära ja on üldse selliseks täiteks sinna hea, et ei ole ju nii, et tohutu õitsemine on pidevalt võtta meil, siis peavad olema meil üheaastased taimed veel sinna vahele istutatud, aga kui neid ei ole istutatud, siis lehtdekoratiivsed on igal juhul teretulnud. Jüri, aga tuleme nüüd selle konkreetse peenra taimevaliku juurde. No möödunud aasta meil sai nagu pool peenart valmis tehtud, et ühte külge siis sai istutatud siin kullerkupp, et on selline tore Eesti looduseski kasvab taim. Flokse sai pandud, paari kohe seal on esindatud ja siis kuldjuur on nagu seal esireas. Ja siis siia, mis moodustab nüüd siis selle peenra keskmise osa, tegelikult said siis panna päris kõrged taimed. Esikohal siin Przewalski kobarpea, kes alles hakkab kõrgust koguma, siis on siin vahel veel üks Siberi iiris, mis ka kõrgust kogub ja muidugi siis lursslill Atropurpurea, mis annab siia peenrale niisugust dramaatilist tooni natukene. Ja näeme ka siin ühte üsna haruldast taime, see on siis käokingaleline tulikas, täidisõieline sort veel. Ka tema on alles nooruke ja tõuseb hulka kõrgemale, aga ta õitseb kaua ja on siin peenrale väga ilusaks täienduseks. Mõned nädalad tagasi valmistasime selle peenra ette, segasime siia musta mulda, kana sõnnikut koos mereadruga just tõstma selle viljakust või just sellist väetist nagu juurde anda. Jah, kuna meil on aias üsna niisugune tummine muld, siis võib-olla nii väga tõsist vajadust nüüd ei ole sellise lisandite järele, et muidugi kui me tahame, et see õitsemine oleks väga rikkalik ja tõesti niisugune üle ääre ajav, siis nad kuluvad meil marjaks ära. Aga kui teil on aias ikkagi selline liivane ja väga vilets või mingi klibune ja täidetud mingi ehitusjärgselt seal kuidagi, siis on sellised mullad, nagu ütleme see aiamaa mustmuld või siis kanasõnnikuga ja mereadruga rikastatud muld, no 10, see on täiesti vajalikud absoluutselt. Ja ennem siis võiks ta juba siin sisse kaevata, rehitseda, kohendada, kõik see peenar kuju anda, lasta tal rahulikult natuke vajuda ja siis asuda alles istutamise kallale. Aga et mitte nüüd seda istutusala kinni trampida, kui me seal istutame, siis on tark mõte võtta lauala jupp jalge alla, siis peame uuesti kaevama hakkama. Ja nüüd me siis hakkaksime siia sättima seda peenra teist osa, kus me siis läheme jälle taas madalamaks oma peenraga ja siia me siis otsustasime, et paneme omapärase taime, mis on sügisel alles, kosub nagu kõrgust ülesse, see on siis kaunis kukeari ja antud juhul on tegemist siis sordiga Herbströide, aga on veel valida ka terve rida muid sorte, näiteks Matrona hästi suurte lehtedega või siis Citrus Twist, millel on õied hoopiski niisugused laimivärvilised, nii et seal on valikud palju. Ennem istutamist kindlasti me teeme need potid märjaks ja siis hakkame istutama. Auk peab olema piisavalt sügav, et see taim täiesti sinna ära mahub ja pigem olgu ta natukene sügavamal, kui ta seal potis on, sest sageli ta seal potis lihtsalt ei ole kas mahtunud sügavamale panna või ta on juba sealt täis kasvanud ja et jääks siia ümber kena selline kastmislohk, siis on hiljem võimalik meil teda korralikult niisutada. Ja nüüd talle siia paariliseks paneme, et värvi anda ja siis nendele brunneratele veel siia sinist-kollast tooni pakkuda. Siis ühe kuldse rebase saba hästi sellise erksa kirju lehega ja kui muidu kõrtel on see häda, et nad kevadel on üsna närud, näevad välja ja tulevad üles alles sügisel või suve teise poolel,
et siis sellised kirjulehilised kõrred on vahvad, et nemad on juba kevadest alates sellised värvikad ja pakuvad meile juba silmarõõmu. Nüüd brunneratega on see asi, et öeldakse, et nad on varjulembesed taimed, aga meil on siin maa piisavalt niiske, nad ei tunne siin ennast sugugi halvasti, nagu elu on näidanud. Praegu ma istutan siia sorti Jack Frost, mida ma ise pean üheks ilusamaks, sest temal on lehtede peal selline selgelt nähtav kontrastne muster. Ja praegu see istik on alles niisugune noorekene, tal on lehed väikesed, aga kui see suvi meil edeneb, siis üsna varsti need lehed kasvavad üsna suureks ja on väga-väga toredaks lehtilutaimeks meil. Õitseb ta justkui oleks tegemist meelespeaga ja mitmed kliendid ajavadki neid omavahel segamini ja küsivad, et ma tahan seda meelespead, aga tegelikult on tegemist brunneraga. Ja siia päris ette äärde sätin ma nüüd 2 mõõklehist vaaka. See on selline püsik, kes õitseb üsna niimoodi südasuvel. Ta moodustab sellise kena poolkerakujulise mütsaka ja siis, kui ta õitsema läheb, siis seda mütsakat dekoreerivad väiksed karikakra moodi õied, aga need on kärtskollased ja need paiknevad seal väga ilusasti seal kera pinnal, aga tal läheb nüüd siin aastake paar aega, kuni ta suudab nii suureks kasvada, et ta selle ilusa poolkera meile moodustab. Nii et me peame natukene läbema ja ootama, aga midagi pole teha, eks niimoodi on nende kõikide püsikutega, et kohe korraga ei saa. Ja siia veel lõpetuseks olen siis valinud ühe toreda karukella, mis on punasõieline küll mul, see on Rote Glocke on selle sordi nimi, aga karukellad on muidu niisuguse lillakas sinaka õiega või valge õiega, nii et valikut on mitmesugust. Ja karukell sellepärast, et ta on väga külmakindel ja tore püsik, ta õitseb hästi vara ja pärast õitsemist siis ta moodustab sellise ilusa hõbe ja tuustaka, mis on siis tema need seemned seal. Et kui me nüüd oleme need kõik ära istutanud siia, siis loomulikult peaksime me nüüd ära kastma ka selle loo ja ka paneme tubli liitri või 2 igale, et nad saaksid ikka lõpuni märjaks ja siis jälgime, et siin 2-3-4 nädala jooksul nad oleksid ikka parajalt niisked, sest sageli suve esimesel poolel on vihma vähe ja kui nad siis kuiva kätte jäävad, siis neil see juurdumine on kehvapoolne, nii et kord nädalas neile ikkagi peaks vett valama. Aga edaspidi siis seda kastmist nii palju ei ole vast vaja teha, sest püsikud saavad reeglina iseendaga hakkama ja üldiselt ei ole neid kasta vaja. Niiskuse hoidmiseks ja umbrohutõrjeks on ka hea lilli multsida. On siin nüüd 2 multsi. Sina valisid sellise peenema multsi. Jah, selles mõttes, et ma ikka arvan, et püsililled on loomult õrnemad ja madalama kasvuga ja et nendele piisaks sellest peenemast, aga see jämedam toon kindlasti sinna, kus meil on puude põõsaste istutusala ja või siis väga suurte püsikute istutusala, aga mults on igal juhul tarviline, et vähendab meil niiskuse kadu ja saame vähem kastmisega läbi. Selle multsi kihi paksusega on niimoodi, et peaksime mitte piirduma seal ainult sentimeetri või paariga, selles mõttes, et see ei aita meid. Öeldakse niimoodi, et maksimaalselt 8 sentimeetrit peaks olema multsi. Siia me võib-olla nii palju ei saa panna, selles mõttes, et püsikud on nagu väikesed iseenesest ja nad kaovad siia sisse ära, aga 2-3 sentimeetrit igal juhul tuleb panna, muidu ei ole sellest asjast tolku, sest siis need umbrohud kasvavad kiiresti läbi. Kui keegi arvab, et me etsime kogemata väetise panemata sinna, siis äsja rajatud peenrasse just väetist ei panda, natukene lastakse juurde. Aga kui me tahame kedagi kasvule ergutada või õitsema ergutada, siis Jüri, millist väetist siin kasutada? Siin on nüüd, tuleb valida meile, et kas me tahame nüüd tõesti ajada teda kasvama ja vohama. Need on siis nagu lehtilutaimede puhul enamasti. Või siis me tahame, et ta õitseks meil ägedasti. Need on siis need, kus on õied meil tähtsad. Ja väetised on täiesti erinevad. Et siin tuleb tähele panna nüüd 3 numbrit. Nendel numbritel on kokku lepitud järjekord. Esimene arv näitab siis lämmastikusisaldust, teine arv näitab fosforpentoksiidisisaldust ja 3. arv näitab kaaliumoksiidisisaldust. Ja selleks, et lilli ajada õitsema, selleks me ei tohi neile anda palju lämmastikku. See tähendab, et esimene arv peab olema suhteliselt väike ja teised arvud siis nagu võimalikult suuremad, et õitsemist soodustavad just fosforiühendid ja kaaliumiühendid. Antud juhul ongi meil siis tegemist lilleväetisega, mis soodustab õitsemist ja näete siin, need numbrid on 10, 20 ja 15. Nüüd, kui meil tahame, et meil lilled läheksid vohama ja kõvasti kasvama, siis kasutame näiteks täisväetist. Kui te siit nüüd hoolega vaatate, siis siin te näete numbreid
20, 10 ja 10. Tähendab, selle väetise lämmastiku sisaldus on 2 korda suurem, kui oli nüüd lilleväetisel. Järelikult seda me kasutame sellisel juhul, kui nüüd tahame taimi ergutada kasvama, kui meil on mingid lilled, mis on kängu jäänud ja me arvame, et on tegemist väetise puudusega, siis me valime selle täisväetise. Ja niimoodi käime üle. Ja mina samal ajal siis püüan siin sisse rehitseda, sest kindlasti ei tohi ühtegi väetist, olgu see siis orgaaniline kõdusõnnik või kompost või ka mineraalne väetis, ei tohi jätta maapinnale, sest sellisel juhul see väetisained osa lenduvad ja väetisest ei ole kasu ja väetisained satuvad kergesti siis ka vihmavetega tiikidesse ja kus iganes, see ei ole mingil juhul õige.